no ma arvan ikkagi see esimene võistlus, et sugulased olid vaatama tulnud kõik ja esimeste videokaameratega filmisid sealt järve äärest. No sealt muidugi nagu väga palju näha ei ole, aga see emotsioon on kuidagi meeles, et niisugune uhke tunne ja mingi niisuguse motospordialaga tegeleda. Mina olen Marek Peeba, olen 33-aastane ja veemotospordiga alustasin aastal 2004. Sellel aastal tulin F250 klassis MM-i pronksile. Minu jaoks algas veemoto siis aastal 2004. Olime vanematega telkimas, puhkamas Eestis. Ja siis helistas isale Ahto Aaslav-Kaasik, kes oli tema klassivend. Ja ütles siis, et üks noor sõitja murdis võistlustel käeluu ja oleks vaja teda asendada. Et sul poiss sellises vanuses, et võiks nagu sõita küll. Ja vist nädal hiljem läksimegi Harkusse ja tegime esimese trenni. Ega täpselt aru ei saanud, mis ma seal teen. Aga siis juba peale seda nädala pärast oli esimene Eesti meistrivõistluste etapp. Ja sealt see kõik pihta hakkas. No ma arvan ikkagi see esimene võistlus, et sugulased olid vaatama tulnud kõik ja esimeste videokaameratega filmisid sealt järve äärest. No sealt muidugi nagu väga palju näha ei ole, aga see emotsioon on kuidagi meeles, et niisugune uhke tunne ja mingi niisuguse motospordialaga tegeleda. Ja kindlasti meeles esimene start, mis ma tegin ja siis oli niimoodi, et mul jäi kiivri visiir jäi lahti. Ja kui siis see veesammas mul esimeses kurvis või sirge peal tegelikult juba, et see kõik mulle näkku lendas ja ma ei teadnud seda, et roolist nagu lahti ei tohiks lasta. Aga rooli käsi sai siis lahti lastud, et kiiver kinni panna ja paat pani kohe 360, et see oli minu esimene sirge võistluspaadiga. Ja kui siis 2004 aastal sai alustatud noorteklassiga, siis juba 2007 sai siis mindud üle Osi 400 klassi, kus siis sai ka kohe ise paat ehitatud endale küll Ahto Aaslav-Kaasiku abiga. Ja Osi 400 klassis siis parim tulemus oli 2009 aastal MM-i 4. Medalit veel seal klassis ei tulnud, aga väga kõva sõidukogemuse sai sellest klassist küll alla. Et kui siis juba aastal 2012 sai F125 klassi edasi mindud, siis oli sõidukogemus juba korralik all ja sai hakata seal medalite ja tiitlite peale mängima. Räägiks siis ühe loo sellest, kuidas 2012 aastal sai käidud 2 korda Lõuna-Koreas võistlemas, siis nii-öelda mitteametlikud Lõuna-Korea meistrivõistlused. Sõitsime ookeani peal ja see oli tõesti üks äge kogemus, kuidas Lõuna-Koreas oli see rahva huvi ja kogu see fännlus ja see oli ikka väga suur sündmus. Ühe korra õnnestus ära võita ja teisel korral olin 3. Aga kui punktid kokku lüüa, siis oleksin olnud 2012 aastal Lõuna-Korea meister, nii et selline asi on ka elus ära tehtud. Ma arvan, et ühelt poolt kindlasti selline järjepidevus ja mis on öeldud mulle, mida ka ma ise olen võib-olla tunnetanud, on selline kiiruse nägemine, et kui paljudel üle 100 kilomeetri tunnis sõites juba lähevad silmad, jooksevad kokku nii-öelda ja ümberringselt enam väga ei näe, siis ma suudan ka 160 pealt väga ilusti veel näha, mis ümberringi toimub ja leida selle positsiooni endale, mis on siis kõige parem. Esimese F125 paadi sain ma Joonas Lemberi isa käest, Jaanus Lemberi käest, kes siis enda varustuse minu hoolde andis. Sellega sai siis alustatud, see oli siis veel vineerpaat, aga juba siis 2013 aastal sai ehitatud komposiidist võistluspaat, mis oli siis Kala Racing Boats. Ja selle paadiga ka tuli esimene etapivõit Ungaris Pajas, mis ka kindlasti jääb väga eredalt meelde. Kui siis nüüd rääkida F125-s oldud ajaga, siis umbes nii 1/10 sai seal võisteldud ja selle aja jooksul ikkagist väga suurte maailmastaaridega koos sai vett jagatud selles klassis, et kokku on mul F125 klassis siis 6 tiitlivõistluste medalit. On kuld MM-ilt, 2 kulda EM-ilt
ja siis ka MM-i 2. ja 3. koht ja EM-ilt 2. koht. Paadi ehitamisoskusega on selline asi, et ega seda nagu spetsiaalselt õppinud ei ole, aga kui sa oled väiksest peale Harkus Tallinna Veemotoklubis üles kasvanud, siis seda kogu aeg pealt näha, kuidas siis seal paate ehitati ja tehti ja ka ise kätt külge panna, siis see kogemus sealt tuleb ja kõik oma võistluspaadid olen ma ise endale ehitanud, küll siis mõninga kõrvalise abiga, aga ühtegi paati ma endale ostnud ei ole, jah. Ja ka selleks aastaks sai siis ehitatud endale esimene F250 võistluspaat. Alustasin paadi ehitusega küllaltki varakult, kuna teadsin, et seal võib tulla üllatusi ja asju, mida ei suuda ette näha. Ja võttis ta lõpuks siis aega kuskil 6 kuud, kui saigi täpselt esimeseks võistluseks Harku peal sai paat valmis, nii et veel sama päeva hommikul said kleepsud peale ja saime paadi vette. No, veemoto puhul ma arvan, et esimene asi tegelikult ongi see seltskond, kellega koos seda teha, et kui sa ei võta seda kui selliselt, et sa leiad siit ka sõpru ja selliseid teekonnakaaslasi, siis ma ei näeks nagu väga suurt huvi üldse seda teha. Et see on ikkagist täitnud minu elu ka kõikide nende inimestega, kellest on saanud väga head sõbrad ja kellega siiamaani nagu koos käia ja asju teha, et see on nagu teine perekond. Ja siin on ka siis üks pilt, mis on siis tehtud peale 2015. aasta tiitlivõistlusi siis Monacos võitjate nii-öelda galal, kus me siis Rasmus Augasmäe ja Stefan Arandiga ja Sander Sarliniga käisime siis oma Monaco suuri karikaid vastu võtmas sealsel siis uimi galal. Sellest hooajast siis kõige eredamalt on meeles Saksamaa Paat-Saarovi võistlus. Suutsin koheselt näidata nagu nii head kiirust, et olla juba täitsa esikoha võistluses. Küll lõpetasin selle võistluse 3. aga kõige suurem positiivne asi enda jaoks oligi näha see, et see talvel tehtud töö, kõik selle paadi ja varustuse kokkupanek on nagu läinud õigesti ja ma olen väga konkurentsivõimeline maailmapildis selle varustusega. Ja kui lõpuks siis tuli välja, et see kiirus on olemas ja MM-i kokkuvõttes 3. koht F250 klassis, siis see on tegelikult ikkagist mega, et tegemist on tõesti kiire võistlusklassiga, kogenud sõitjatega, kes on väga pikka aega seal sõitnud ja palju medaleid võitnud, et nendega koos kohe olla konkurentsis, see on super. Minu eesmärgiks F250 klassis on mitte rohkem ega vähem kui maailmameistritiitel. Loodan, et tuleb nüüd siis sellel 2026 hooajal ja kui ei, siis 27 kindlasti. Kõigile veemotosportlastele ja eriti noortele sportlastele siis sooviks sellist külma meelt ja vastupidavust, et küll kõik võidud tulevad omal ajal ja need kindlasti tulevad ja need tulemata ei jää. Ja peaasi, et nautida seda, mis me teeme ja võtta lihtsalt iga võistlust kui sellise mõnusa elamusena ja võtta lihtsalt sellest maksimumi, vahet ei ole, mis see tulemus seal parasjagu on, aga tuleb lihtsalt nautida seda, mis me teeme.